vabal ajal võtan vähe chillimat. Respekt. Pange vähemalt see must kinni. Saku, Eesti suusatiimi fänn. On nime hea, suusad alla, see on mäe peal libiseb ja tõusul peab. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovima. Ja lund sai oodatud lausa igavik, mind vist aranud on suusapaabik. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovima. On nime hea, suusad alla, see on mäe peal libiseb ja tõusul peab. Teiste maitses nüüd ei saa. No eile läksin siis poodi ja ostsin omale pidamist, ostsin sellise asja ja klassikasuusk on mul ka päris korralik, et võib-olla näitaksite täna saates siis, et kuidas käepäraste vahenditega, kui mul ei ole sellist pinti nagu teil siin, et kuidas siis kanda seda peale? Jah, väga edukalt saab seda teha, ühte suuska. No siin on jah, ma tean, et seda vist päris raske siit alati Jah, on olemas spetsiaalsed sälgud siin, kus saab ilusti näpu vahele ja siis lihtsalt see ära tõmmata. Vastavalt palju seda määret vähe kasutada on. Endal ka mugav oleks alla kanda. Süke ütleme pool sentimeetrit osa. Ja siis kuna teil on siin ilusti see pidamisala määratud, siis selle ala ulatuses tuleks alla kanda. Võib-olla otsad ära täistada, siis endal parem näha, et üle ei määriks. Ja siis lihtsalt sujuvalt süke suhteliselt ühtlane ja õhuki kiht, et tavaline harrastajate probleem on selles, et nad panevad hästi paksu kihi. Siis ei taha hästi laiali minna ja teiseks ega ta pidamisomadused ei ole paremad, et siin ei kehti see loogika, et mida paksem, seda parem. Ja siis ühtlaselt laiali juurde. Väga palju jõud ei olegi, rakendada läheb ise. Et vahepeal ütleks, et nii-öelda see kork, et sünteetiline kork on kõige parem, millega nii-öelda seda määret laiali ajada. Et naturaalne kork ka, aga sünteetiline parem. Et ma ei tea, mulle poes soovitati seda, et on see okei selle? Jah, see on väga hea. See on täiesti korralik kork. Ja siis ütleme üks vastavalt teie trenni pikkusele 4-5 kihti oleks mõistlik kanda alla. Et siis sellega peaks trenni ilusti ära kestma. No ma olen vahest siin tahtnud ka Otepääl sellist kõva klassikatreeningut teha ja siis ma olen alati öelnud nagu suusahoolduses, et pange ikka nii, et ma saaks tehondi tõusust rahulikult üles minna, et ma tagasi ei annaks. Aga nad on ka nagu suhteliselt nagu vähe pannud, et kas siin seda reeglit nagu siis ei ole, et mida rohkem sa paned, et seda paremini peab. Pigem on mingid, et tuleb lihtsalt täkkesse panna selle õige kraadiga. Jah, et see takkub juba, seal on nagu nii palju nüansse. Esiteks suusatehnika, kes kuidas valdab suuskade nii-öelda omadused, et kas nad on õige paindega esiteks antud sellele sõitjale. Kas see määrde pesa või määrde ala on õigesti määratud. Et vahest võib-olla see, et sa võid määret panna kui palju tahes, aga kui ta on ikkagi sul liiga lühikest pandud, siis sa lihtsalt ei jõua seda suuska nii-öelda kinni vajutada. Ja ütleme nii, et harrastussuusatajal defendist otse minna on ikka. Selleks võib olema kõvasti treenitud ka. Et suusk isegi, kui ta on päris hea, et siis ikkagi. Et isegi ässadel on MK väga raske sealt otse üles minna, et rääkimata siis lihtsurelikust. Ja mis ongi tähtis, et pigem nagu panna rohkem kihte ja õhemaid, mitte 1-2 kihti ja paksu kihti. Siis jääb see määra ühtlasemalt alla, see toimib paremini ja üldjuhul kestab ka kauem. Ja mis veel, et kui vahest on osad nii-öelda harrastussportlased, kellel on see nii-öelda pidamisala ära määratud, kui see ulatub nagu nii-öelda kannast tahapoole, et siia tahapoole ei ole mõtet nagu nii-öelda seda määret panna. Et sellest ei ole nagu abi. Ja, aru saada. Et jah, pigem mõni sentimeeter, nagu ka sul siin on määratud ilusti kannast ülespoole. Ja ma loodan, et see on õieti määratud. Vähemalt peab küll, ütleme nii, et... Ja, no siis on hästi. Ja alati näeb ka seda kulumise järgi just eespoolt, et kui ta on liiga pikalt, siis ta hakkab siit eest ära kulutama, et
et alati selle järgi saab ilusti ära määrata. Et ütleme, et määridki teadlikult pikemalt on ju uus suusk on, sõidad ära oma 10-15 kilti, tunned, et takistab ja pärast vaatad, kuhu maani see määre tegelikult kulunud on. Et siis peaks enam-vähem õige koht olema. Alati on võimalus trenni võtta üks määrdepõrk kaasa, üks metallkaabits ja kork, et siis saab ise nagu vastavalt testida, et kas võtta maha või juurde panna. Siis 10 saate jooksul ma usun, et teil nii mõndagi siin hooaja jooksul harrastajatele soovitusi on jagada. Kindlasti. Esimese jaanuari hommik kell on 7 ja väljas on -27 kraadi külma. Ja ikkagi on meil siin mõned suusahullud kogunenud, kes siis hakkavad täna Eesti rahvale õpetama, kuidas suusatatakse nii uisku kui klassikat. Esimeses tunnis õpime kõigepealt paarist tõukeid. Kuidas teha õigesti, kuidas tehti vanal ajal, kuidas teha teistmoodi. Ja pärast siis natukene ka jalgade tööd uisutehnikas või õigemini uisutehnika nii-öelda ABC harjutused. Ja et teil külm hakkaks, siis hakkame kohe pihta. Klassikatehnikas siis paarist tõugete puhul. Tehke kõik minuga kaasa, siis on nagu hakkab ilusti soe. Alustame kätest pihta, käed on õlgade kõrguselt, õlgade laiuselt, aga ei ole vaja käsi niimoodi pikalt ette sirutada, küünanukid keerame välja, randmed sissepoole, et jõud kätest kaduma ei läheks. Nii, kepid löögi ajal lumme. Oluline on see, et kepid ei läheks kuhugi siia ette maha, vaid pigem siia kandade juurde. Mida pikem on kepp, seda tahapoole läheb tõuge ja mida suurem on hoog, seda ettepoole võib tulla, aga kui hoog on väike, siis siia kandade juurde. Nii, kõige olulisem tõuke juures ongi see esimene faas, keppide lummelöök. Selle jooksul siis toimub käte ja ülakeha töö korraga. Keharaskus tõuke alguses on varvastel ja tõuke lõpuks liigub keharaskus varvastelt kandadele. Teeme siis selle esimese löögi kaasa. Nii, nüüd eriti oluline, mida tasub jälgida, et sokkideni kummardamist ei pea tegema. Sellist kummardamist ei ole vaja. Täiesti piisab sellisest esimesest hästi teravast ja tugevast lummelöögist. Ja selle jooksul siis tuleb võimalikult lühikese ajaga võimalikult suur jõud siia tõukisse suunata. See kummardus on täiesti individuaalne. Sokkideni pole vaja, aga kellel on ülakehas palju jõudu, see nii-öelda kummardab natuke vähem, et saab selle. Põhiline on see, et kasutada ära oma kõhulihased, oma rinnalihased, seljalihased ja kõik õlavöötme lihased, et ei tõukaks ainult kätega. Me kohe teeme ringi peal selle asja läbi ja nii-öelda kontrollgrupp näitab siis ette, kuidas on õige ja teine grupp teeb siis valesti. Ei, siin on erinevad variandid, saabasteni või ainult kätega või kepid ette ja et paaris tõukel on jah, valesid võimalusi, kuidas seda sõiduviisi sõitsa on hästi palju. Aga õige tegelikult tuleb leida täitsa iseenda nii-öelda mugavuse ja tarkuse järgi, et tasub vaadata alati maailma profide sõidutehnikat ja selle järgi siis nii-öelda modelleerida enda suusatehnika. Teatud reeglid on, mida tuleb järgida, aga samas kuskil ei ole kindlalt kirjas, et peab täpselt tõukama nii ja ei tohi tõugata teistmoodi. Käest on endale mugav, et väga palju jõudu kuhugi kaduma ei läheks üleliigsete liigutuste juurde või lihtsalt kuhugi loodusesse. Nüüd siin on konkreetselt näha, siin on vale tehnika, et kepid pannakse liiga ette maha ülakehaga. Esimene ei tõuka üldse, teine juhus siis ülakehaga. Siin oli just liigne tõukamine. No nii, siin on ka nüüd punases stressis noorhärra ilusti demonstreerib vana head 80-ndate suusatehnikat, millega tegelikult läheb lihtsalt jube palju aega kaotsi ja edasiliikumist toimub vähe. Teeme täna siis edasi niimoodi, et kuna meil on vist enamusel on uisusuusad, välja arvatud siin üks piduline. Kui me nüüd tegime ära selle paaristõuke osa, mis on siis te nõustute minuga, et klassikatehnikas on päris suur osakaal käte jõud või ülakeha jõud. Ja uisutehnikas on natuke suurem osakaal jalgadel. Et sellepärast me nüüd tegime ära nii-öelda klassikatehnika kätetöö. Paremad maratonimehed sõidavad ju teatavasti maratoniga ainult paaris tõugete juurde. Me oleme ka sinnapoole teel.
aga uisutehnikas siis võtame jalgade töö kiirelt läbi. Uisutehnikas siis esimesse tundi sobib jube hästi harjutus tasakaalu hoidmiseks. Ehk siis uisutehnikas kõige tähtsam asi, mis üldse saab olla, on see, et libisemine toimub alati ühe jala peal. Kes suudab, võtab koha peal kasendi sisse. Kogu keharaskust peab saama ühe jala peale. Ja see on absoluutselt iga sõiduviisi juures, mida uisutehnikas kasutatakse. Ühe jala pealt teise peale, täielik keharaskuse ülekandmine. Nii, selleks lihtsustavad vahendid on nüüd esimene, põlvest alla laskmine. Ehk siis sirge jala peal ei saa väga hästi tasakaalu hoida. Laseme ennast natuke põlvest kõveraks. Siin on üks hea nipp põlve ette nii-öelda vajutamine, et mitte kogu keharaskuse siia taha reie lihase peale jätmine. Surume põlve ette tõukad nii-öelda libisema minnes. Nii. Teine asi, alati õlad olgu natukene ettepoole kallutatud. Püstise kehaga jällegi tasakaalu püsi. Sest oluline on, et selle suusa peal, mis nüüd teie all jubeda kiirusega hakkab libisema, oluline on, et see keharaskus saaks siin peal hästi pikalt kanduda. Selleks on vaja selle suusaga kaasa libiseda, ehk siis kogu keharaskus peab olema ilusti suusa peale jaotatud. Nii. Ja see ongi alustuseks kõik. Esimene harjutus. Teeme kiiruisutaja kätetööga liiklemist. Ülakeha kohta ka veel üks väike märkus. Et alati on õlgade suund sinna, kus on nii-öelda keharaskust tugijalal. Ehk siis õlad on ka alati risti selle tugijalaga ja silmavaadel on ka alati selle jala kohal. Ja esimene harjutus ongi, et see lihtsamini välja tuleks. Võtame, paneme vastas käe ja vastas jala liikuma ja hoiame nii kaua seda vastas kätt siin selle jala juures, kuni libisemine toimub. Ja kui seal tõesti juhtub nii mõndagi. Nii kaua hoiame keharaskust ilusti õiges suunas, kuni toimub tõuge ja viime silmavaate, õlad ja kõik, kogu keharaskuse viime ilusti teisele jalale. Nii, sõidame. Oota, algajatele täpsustuseks, et paremini tasakaalu hoida, siis pange suus ilusasti täis talla peal maha või pigem natuke väliskülje peale, aga mitte sisekülje peale. Kui sisekülje peale panna, siis läheb teil tasakaalu hoidmine selliseks ja sellises asendis ei ole võimalik tasakaalu hoida. Et suusk läheks nii-öelda kogu selle pinna peal maha. Libisemine toimugu lapiti suusa peal. Jah, just. Nii. Ja veel, kes ei tea, kuidas uisutehnikas jalgadega tõugatakse, siis üks asi tuli veel meelde, et jalatõuge on nii-öelda kogu pöia siseküljega ja suund on küljele ette, mitte taha nagu klassikatehnikas. Ehk siis suusa sisekandiga, jala siseküljega ja küljele käib keharaskuse kandmine. On nime hea, suusad alla, see on mäe peal libised ja tõusul peab. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovin ma. Ja nüüd sai oodatud lausa igavik, mind vist aranud on suusapaavik. Teiste maitses nüüd ei saa hoolida, uusi radu proovin ma. Vabal ajal võtan vähe chillimat. Respekt. Pange vähemalt see must kinni. Saku, Eesti suusatiimi fänn.